Tervist! Oled sa kunagi mõelnud, mis tegelikult peitub iidse Gaitri mantra müstilise kõla taga? See pole lihtsalt mingi laul. Täna vaatamegi asja teaduslikumat poolt. Ja me ei tee seda üksi, vaid toetume pandit Sri Ram Sharma Acharya Chi tarkusele. Lähme uurime, kuidas see iidne praktika ja isegi tänapäeva teaduslik mõtlemine omavahel kokku saavad. Okei, mis meid siis ees ootab? Esmalt räägime helivarjatud jõust. Seejärel vaatame, kuidas mantra on nagu kosmiline mootor. Päris lahe mõte, eks. Siis uurime, kuidas meie, inimesed, oleme justkui pillid selle energia jaoks. Ja lõpuks räägime mõttelainete tagasisidest ja sellest, mis on selle praktika tegelik sisu. Lähme! Aga enne kui me detailidesse sukeldume, on vaja paika panna üks põhiidee. Veedalikud mantrad, need ei ole lihtsalt sõnad, mida sa pomised. Kaugel sellest. Mõtle neist pigem kui laaditud energiaallikatest. Justkui sillad, mis ühendavad sind otse universumis sügavama olemusega. Niisiis, alustame algusest. Räägime heli varjatud jõust. Mis asi on see kosmiline heli, millest kõik üldse alguse saab? Vanades tekstides on üks mõiste, shabda. See on lühidalt öeldes kosmiline heli. See on see kõige esimene fundamentaalne vibratsioon, millest absoluutselt kõik siin universumis on alguse saanud. Liikumine, mateeria, kõik. Kujota ette, et see on nagu universumi enda heliriba, mis mängib pidevalt tausta. Okei, see kõlab suurelt ja kosmiliselt, aga kuidas me saame selle heliga siis ühendust? Kuidas seda enda jaoks tööle panna? See allikas, mida me uurime, pakub ühe väga hea ja võimsa võrdluse. See on nagu dünamo. Tead küll, see asi, mis liikumisest elektrit toodab. Nii ka mantra kordamine ehk japa. See pole niisama sõnade ütlemine. See on tsükline kordamine, mis genereerib täiesti reaalse helijõu. See on nagu vaimne dünamo, mis loob energiat. Ja see energia ei ole ainult siin, meie sees. See on kõik jääl. Mõtle korraks, iga planeet, mis oma orbiidil liigub, tekitab heli, sellise sügava, mühiseva heli, ja kui kõik need helid kokku panna, siis sellest tekibki see suur kosmiline vibratsioon, see shabda, mis hoiabki kogu universumit liikumises. Okei, planeedid mühisevad, kosmiline heli, aga mida see meile tähendab? Kuidas see meiega seotud on? Just siin tuleb mängu inimene kui instrument, peenelt häälestatud pill. Gayatri mantral on 24 silpi ja see number 24 ei ole juhuslik, absoluutselt mitte. Igaüks neist silpidest on loodud resoneerima ühega 24 erilise energiakeskusest meie kehas. Nii et iga silp on nagu võti, mis keerab ühe luku lahti ja äratab selle keskuse ellu. Aga asi pole ainult mehaanikas, et sa lihtsalt ütled sõnu. Kavatsus on siin absoluutselt võtmetähtsusega. Mõtle sellele nii. Üks on lihtsalt suvaline patsutus seljale. Ei midagi erilist. Aga teine on patsutus, mis on tehtud näiteks vihaga või siira armastusega. See on sama füüiline liigutus, aga energia selle taga on täiesti erinev. Ja mõju samuti. Ja see ongi täpselt see, mis juhtub mantraga. Kui sa lausad neid sõnu täieliku keskendumise ja puhta tundega, siis sa justkui elektrifitseerid selle heli. Sa laed selle oma elujõu ja vaimse energiaga. See pole enam lihtsalt heli. See on heli, millel on hing sisse puhutud. Okei, aga nüüd läheb asi veelgi põnevamaks. Sest see energia, mille sa niimoodi lood, see jää lihtsalt sinu sisse. Ei, see loob võimsa tagasisidesüsteemi universumiga. Siin on üks ilus metafoor, mida allikas kasutab. Kujuta ette, et su mõte on nagu kivike, mille sa viskad vaiksesse lõpmatusse tiiki. Mis juhtub? Tekivad lainedeks. Need lained levivad kaugele ja need lained, need rändavad läbi kosmose energiavaljade, koguvad jõudu juurde ja lõpuks tulevad sinu juurde tagasi. Aga nüüd on nad palju võimsamad. Nii et kõige olulisem on siin aru saada, et see on kahesuunaline tänav. See energia, mille sa oma mõtete ja mantraga välja saadad, see ei kao lihtsalt ära. See saab iidsetest kosmilistest energiaväljadest jõudu juurde ja tuleb sinu juurde tagasi, et sinu enda vaimset energiat veelgi võimendada. Päris võimaseks. Ja see kõik viib meid nüüd selle praktika tegeliku tuumani. Asja südameni, mis on isegi olulisem kui teadus või mehaanika. Sest lõppkokkuvõttes ei ole oluline, kui edukas sa oled maailmasilmis või kui tark sa oled. Eduka praktika ehk sadhana jaoks on vaja hoopis midagi muud. Oluline on su iseloomu ja tegude puhtus. Oluline on su meeletugevus ja stabiilsus. Ja kõige olulisem on shraddha. See on vankumatu usk ja siiras pühendumus.
just see on see, mis tegelikult loob. Ja muidugi on oluline mainida, kust see sügav tarkus pärineb. Need mõtted on kõik inspireeritud pandit Sriram Sharma Acharya-ji jumalikust kirjandusest. Ja lõpetuseks tahan teie jagada ühte mõtet, mille leiame samuti sellest allikast. See on tsitaat Winston Churchillilt, aga see sobib siia ideaalselt. Pessimist näeb igas võimaluses raskust, optimist näeb igas raskuses võimalust. Lõppkokkuvõttes on kõik kinni meie vaatenurgas. See määrab energia, mida me loome ja kogeme. Nii et küsimus sulle on, millise energia valid sina täna luua?